Tere taas! ETS Logistika vlogi number 10636. Meil on ainulaadne hetk. Me oleme Muuga sadama kõige kõrgemas kohas, kuhu inimene saab. Ja meil on au siin olla ja meil on meie külalislahke vastuvõtja Andres siin. Ole hea, räägi meile lühidalt, kus me oleme? Me oleme Eesti suurimas kaldkriips ainukeses konteinerterminalis, aga meil on muidugi ka HALA TK Estonial on ka Eesti suurim laoperaator. Meil on 86 500 ruutuladusid, aga siit on näha siis meie territoorium, kus siis on laod üks osa, konteinerterminal, teised laoosa ja siis siin keskel basseinis on ka meil nii-öelda Rooro terminal, et meil on 3 korda päevas Ekero käib Vuosaari vahet rekkate ja siis nii-öelda Kalevipoja ja matkaauto soomlased, kes käivad viinaturismi tegema Eestis. Aga miks see kraana siin ainulaadne on? Kui ma ei eksi, kui me käisime siin 2-3 aastat tagasi, siis see just tuli. Miks ta teistsugune on võrreldes varasematega? Meie teised kraanad on seal, need nii-öelda oranžid või siis väiksemad STS kraanad, siis nende kraanadega me suutsime teha maksimum 4000 teulisi laevu. Nüüd need 2, mis on meie jaoks uued, mis on natukene võib-olla vanemad Saksamaast, me saime oma emafirma käest Hamburgist, siis nendega me suudame teha 14 000 laevu. Ehk siis saad nagu sellest... Ühele laevale 14 000 konteinerit. Teud. Teud, vabandust, 20 elast konteinerit, 14 000. Täpselt nii. Ehk siis see kraana suudab teenindada nii suurt alust. Jah. Et seal on siis kõrgus ja pikkus, et seal on siis konteinerite read ja siis kõrgus, et sa saad nii kõrgelt teha. Nende väikestega ei saa teha. Kas ma valetan, kui ma ütlen, et põhimõtteliselt suurem osa Eesti kaubast, mis on poelettidel müügil, tuleb meretsi just siit kaudu? Täpselt nii. Ehk siis kõik teie šampoonid, hambaharjad, püksid, teksapüksid, jalatsid, suure tõenäosusega nad kuskilt siit lähevad läbi. Ja, või siis muidugi, kui sa räägid šampoonidest, siis väga palju tuleb Poolast on ju veoautoga, aga väga paljud kliendid on isegi Poolast hakanud praegu, kuna paljud laevaliinid käivad Poola ja meie oleme nii-öelda ühe ringi peal, siis nad teevad isegi konteineris, kuna konteiner on nii palju nii-öelda edulisem. Kui samas jälle praegusel viimasel aastal on vist autoveohinnad on väga kukkunud. Aga eksport on samamoodi. Eesti konteineri eksport tuleb kõik siia. Saematerjal, turvas, palk, elektroonika ja muud mehaanilised. Aga kokkuvõtteks, kui kõrgel me praegu oleme? See konkreetne kraana ise on 75 meetrine, aga me oleme 50 meetri kõrgusel praegu. Kuule, aga võtame kokku. Aus vastus on see, et mu jalg natuke väriseb ja päris aus vastus on see, et kaamera meie jalg väriseb kõige rohkem. Aga aitäh, näeme! Võta heaks!